Tervist, kallid klubilised! Täna on meil väga huvitav naine külas, Kristi. Ja kõigepealt räägin mina natukene Kristist, et kuidas Kristi minu ellu tuli ja siis pärast räägib Kristi, kes ta on selline. Ehk siis, nii nagu te teate, ma teen nii suulisi analüüse ja teen ka kirjalikke analüüse. Ehk siis, mis see analüüs on? See on konkreetselt sinust kogu informatsioon, kes sa selline oled. Ja Kristi oli üks nende vaprate naiste seast ja on ka meesklient olnud, kes tahtis teada enda kohta siis suuliselt. Ja suuliselt tähendab seda, et kui ma vaatan neid numbreid, siis ma lisan ise sinna midagi juurde juba kogemustest, ma olen neid teinud üsna palju ja samas on ka see, et siis Kristi näol, Kristi sai mulle rääkida ka, siis ka häälsõnumitega neid oma kogemusi, mis tal on käinud seal elus läbi, on mingid küsimused, mida me koos siis arutasime, mina põrgatasin talle jälle palli tagasi. Ja kui Kristi numbreid vaadates, siis oli näha, et Kristi ei ole tavaline Kristi ja mul tekkis lihtsalt mingisugune moment, et Kristil on nii palju meile kõigile anda ja temaga vesteldes tuli hästi palju põnevaid asju välja, millega ta seal vaikselt nokitseb, aga vaikselt endale on jätnud selle asja ja mina ei tahtnud sellega leppida. mina tahtsin, et Kristi tuleks meie kõigiga jagama, millega ta tegeleb. Ja meil oli hästi vahva teekond, nii nagu ma kõigile suulistele klientidele räägin, et ma ei kao teie elust kuhugi ära. ma olen teiega koos vähemalt pool aastat, siis Kristiga on meil ühest asjast tulnud mitu asja juba. Ja nüüd annan mikrofoni siis Kristile, et Kristi, kallis naine, kes sa oled selline ja millega sa tegeled ja kuidas sa jõudsid üldse selleni, millega sa siis siia pilti nüüd tulid? Tere, mina olen Kristi ja pärit olen ma Saaremaalt, kuigi nüüd juba viimased 28 aastat ma olen elanud mandril ja vaimsete asjadega ma siin maailmas olen tegelenud no juba aastaid, võib öelda 10 aastat või 12 aastat. Päris täpselt ei mäleta, sest nende erinevad asjad tulevad mu ellu erinevalt. Iga asi nagu omal ajal ja õigel ajal peaks ütlema, kui ma olen ennast analüüsinud. Ja tegelikult need vaimsed anded on mu sees kogu aeg olnud. Ma tagantjärgi mõtlen oma elu peale, siis nüüd ma võin luua seoseid. Ennem ma seda ei osanud teha. Ja hästi no ma tegelen erinevate vaimsete praktikatega, aga täna ma räägin kristallidest. Kuidas nad mu ellu üldse tulid, ega ma väga päris täpselt ei mäleta. Aga mulle tuli meelde üks lugu, kui kunagi oli Facebookis hästi populaarne jagamismängud. Mm. Ja siis üks päev ma tegin oma Facebooki lahti. Opa, jagamismäng oli firmat, ma ei mäleta, aga auhinnaks oli südamekujuline ametüst, see on Mm. siis kristalli nimi. Ja nii kui ma seda nägin, ma teadsin, et see kristall on minu oma. Ma lihtsalt teadsin seda, ma osalesin seal mängus ja see kristall tuli mulle. Ma võitsin selle mängu. sa teadsid Ja see juba, et oli see väga, tuleb su juurde? jah, ma teadsin nagu seda, kuidas ma teadsin, ma ei tea, ma tõesti ei tea, ma lihtsalt teadsin, ma osalesin, jagasin seda, noh, mis seal pidi tegema, jagama ja ütlema, et ma tahan seda endale, ma seda täpselt ei mäleta, aga no ma sain selle kristalli endale ja see oli südamekujuline hästi, see oli päriselt ka nagu peopesa suurune. Ja siis, kui ma selle kristalli kätte sain, siis ma nagu sattusin eufooriasse, et nagu see oli nii ilus. Ma nagu nii palju imetlesin seda ja siis ma nagu üldse hakkasingi nagu uurima neid kristalle. Ja ametüst on selline kivi, mis on siis tegelikult nagu, mis aitab sul selget nägemist nagu Mm. võimendab. Et, et sa võib-olla, ta võimendab sinu intuitsiooni, ta aitab sul aitab sul kuulata ka oma sisemist häält. Ja see kristall sai siis nagu minu kodus, ütleme, esikohale. Tänaseks mul kahjuks seda kristalli enam näidata ei ole. Ta tegi oma töö ära ja Mm. ta läks katki. Ta läks keskelt pooleks.
issand, kui ja huvitav. tegelikult oli ka niimoodi, et sel hetkel minu elus oli väga raske. mul purunes üks, ütleme, armastussuhe sel hetkel ja see kivi läks ka siis katki ja mina läksin ka katki. Oo. No see oli aga ei, vajalik mingi asja jaoks. ja see oli ikkagi vajalik selleks, et noh, ma nüüd täpselt ei oska öelda, tähendab, see oli minu jaoks vajalik. See Mm, kristall nagu ikkagi viis mind edasi, ma hakkasin uurima, miks ta katki läks. mm, ja, ja nii edasi ja siis pärast seda tulid ka nagu teised kristallid mu ellu. Et siis ma hakkasingi nende kohta uurima ja lugema hästi palju ja siis ütleme nii, et üks näide, mida ma võin veel tuua, tegelikult ma hakkasin nagu teistele kristalle soovitama. Ja siis ma kunagi kuulasin veel sihukest asja, kuulsin, et noh, et lähed sinna kristallipoodi ja mis su käsi nagu esimesena haarab selle kristalli, et see on sinu jaoks õige. No mm. minu jaoks ei toiminud, sest ma läksin sinna poodi, ma hakkasin kõike kõik. arvama endale. kõik, mul on seda vaja, seda vaja, seda vaja, seda vaja. ma Mõtlen, arvasin stopp, kohe seda. jaa. et, et pärast tegelikult esimese emotsionaalse ostu ma tegin ära ja siis lõpuks ma ikkagi hakkasin uurima ja siis nagu tunnetama, et mis mul endale päriselt nagu vaja on, mis mind toetaks. Ja siis hästi palju olen ka niimoodi teinud, et ma ostan neid kristalle ja siis ma lõpuks jaotan ära need teistele inimestele. Sest ma nagu tunnen, et temal on seda rohkem vaja kui mulle. ahah. Ja oma lapsele ma tegin ükskord, no tal oli koolis probleeme, no nüüd ta on juba mul suur mees onju, aga siis ta käis kuskil 7-8 klass ja tal oli ühe õpetajaga probleeme, ta ei julgenud temaga rääkida, mida iganes. Ma ütlesin, no mis seal ikka, läksin kristallipoodi, ostsin tiigrisilma ja Mm. see aitab sind, see julgustab sind, et pane tasku endale ja need probleemid said lahendatud tema ja õpetaja vahel. siis mul oli veel üks kogemus, et üks töökaaslane, ma ei saanud temast nagu üldse aru ja siis ma üritasin temaga rääkida, et kuule, et mis toimub sinuga ja mis nagu juhtunud on, et sa oled hoopis teine inimene ja siis ta noh, natuke avas ennast mulle ja siis ma mõtlesin, okei, läksin koju, süda oli nagu muret täis ja no mis seal ikka, vaatasin oma kristallikogu üle, no mul on siin seleniidikivi, okei, võtsin kaasa, laadisin ära oma ilusate mõtetega ja andsin talle selle, palun pane taskusse. ja ütleme siin siis pärast, ta vist oli seda 2 kuud kandnud taskus, sest ta tuli ja ütles aitäh sulle, et see aitas mind. mis ja see siis teeb siis, see kivi, see seleniit? seleniit annab selgust, ta näitab Mm. sulle juhiseid, et või annab sulle vastuseid, et mis su sees, kui su sees on nagu väga suur totaalne segadus, siis ta nagu toetab sind, et sa saad selgemalt nii mõelda. armas. kass tuli kohe selgust tooma meile. ja kass ei no saab olla pildis, kui ta tuleb. mul on ka koer hüppab vahepeal sülle. mm. issand, tead mis, mul tuli kohe küsimus praegu, et minu jaoks näiteks see poolvääriskivide maailm on selline, noh, näete, mul endal ka on ju siin igasuguseid asju, mis ma pärast räägin natuke. ka käisin siin butiigis Tallinnas, ütlesin, kuidas ma just kaitsen, kõik asju mul toodi kohe sinna niimoodi. ja, aga kuidas kuidas sul jäävad meelde need poolvääriskivid ja nende nimed ja siis ka nende tähendused? kas on mingid sellised poolvääriskivid, mis nagu kohe jäid meelde? No ütleme, tiigrisilm, okei, see on okei. aga seleniit, minu jaoks on see juba natukene keeruline ja siis see tähendus meelde jätta. kas need jäid sulle nagu kiiresti? Saad aru mu küsimusest, jah? et kuidas sa nagu, kas see hakkas sinu seest nagu lihtsalt tulema? et see oli sinu jaoks nagu täitsa loomulik, nii nagu sinu nimi on Kristi, et sa juba kohe nagu said aru sellest, et see ongi see kivi, see nimi, see tähendus. või sa pidid nagu ikkagi õppima, et kas sa oled õppinud läbi nende aastate ikkagi niimoodi, võtad A4 ja nii, selle niit tähendab ta, siis võtad järgmise. ei, päris nii ei olnud. ühesõnaga, tegelikult osad kivid jäävad mul väga kergesti meelde, mida ta mm,. tähendab ja osad on ka sellised, mida ma pean siis uuesti nagu üle lugema. aga noh, Mm. näiteks roosakvarts, armastuse kivi, ametüst, selgeltnägijate kivi,
siis seal tuleb see pürit, kaitsekivi ja vist, vot nüüd on natuke segadus, aga vist oli ka, ei olnud, võib-olla oli ka rahakivi. Aga ma pean natuke vahest nagu mm. ütleme endale meelde tuletama, aga osad ma ütlen lihtsalt, no ma lihtsalt tean nagu, ma ei tea, kust see tuleb. issand, mul tuli teadmise armastuse kiviga üks huvitav lugu. Äh, natukene tahan siin anda nagu seda numeroloogilist nagu sellist seletust siia, see on ka see, miks ma nagu Kristi siia külla kutsusid meile, et me hakkasime Kristiga siis, kui me nagu selle sünnikaardi analüüsi saime läbi tehtud, siis Kristil tuli idee mulle siis pakkuda läbi edukuse koodi selle käevõru, mis ma mõtlesin nagu ohoh, et nagu vapse nagu lahe mõte, et ma nagu üldse selle peale ei tulnud. kusjuures teate, tänu Kristile üldse on tulnud ka sinna meie koduleheküljele see arvutus, seepärast Krist ütles, et kas saaksid ikka kuidagi välja nuputada, et kuidas inimesed lihtsamalt saaksid selle edukuse koodi. Ma mõtlesin, et oh, väga hea mõte. mina kohe oma kodulehe tegijale ütlesin, et nii, nüüd on vaja kähku välja mõelda, kuidas me saame selle lahenduse sinna. Nii et aitäh sulle, Kristi, selle pärast. ja teate, mis ma mõtlesin? Need inimesed, kes on näiteks sündinud 6., 15. või siis juunikuus, siis teil on niikuinii seda armastust nii palju, siis teile peaks olema näiteks mingi kivi, mis natukene tasakaalustab ja annab teile nagu sellist rohkem kainet mõistust. aga teatud inimesed, kellel on näiteks, no mida ma võiksin ütelda, need, kes on kontrolli vajaduses kogu aeg, noh, kes võib nagu miinuses olla kontrollis, ehk siis näiteks number 4, number 8. Ma lihtsalt praegu lampi viskan puusa pealt, mul lihtsalt tuli meelde, et koolis öeldi ka meile seda, et need, kellel on rohkem seda karmust ja kui ta negatiivse poole peal selline kontrolliv, et siis talle peaks andma just toetuseks sellise poolvääriskivi, mis toetab nagu armastuse poolt rohkem. et vaata, kui huvitav, sa tõid just see, mis see armastusega seotud kiri on, see kivi, poolvääriskivi. Roosakvarts, jah, roosa roosakvarts. kvarts. et roosa kvartsi selles suhtes jälle numeroloogiliselt öeldakse, et kui sa niikuinii oled 6-ga seotud, siis siis on see, et ära nagu seda endale veel juurde võtta, sellepärast siis sa nagu vapsi plahvatad ja veel kui on punased riided või roosad riided, siis sa oled üldse üks suur armastus, vaata, ja siis sa võtad nagu natukene üleliigset energiat endale külge võib-olla, mida pole nagu vaja. et tekivad sellised armastuse kolmnurgad äkki. noh, mul No ma tekkis see olen mõte. absoluutselt nõus sinuga, sellepärast et ongi nagu, kui ma vaatan, no kui ütleme, minna sinna käevõru juurde, mida ma siis nagu ütleme, mille peale ma siis nagu idee peale tulin, onju, siis ikkagi, et inimese edukuse kood on see on tema sees. Seal on Mm. tema numbrienergiat, see noh, minu arusaamine on, et see kõik on sinu sees olemas, aga et siis nagu tugevdada seda, neid sinu plussipoole, siis need kivid aitavad seda ja need kivid ongi seal nagu siis väga harmoonilises koosluses. Et kuidas ma valin, sellepärast et kuidas ma seletan seda. tegelikult ma tahan ühte teist lugu veel ennem rääkida. räägi, 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 räägi. Et kuidas ma selle mõtte peale nagu üldse tulin. Et see suvi ma käisin hästi palju laatadel ja, ja siis laadadel müüdi neid kivisi, neid käevõrusid ja ma ei tea, mul hakkas nii kahju nendest kividest, nad nägid nii mannetud välja. Nendel ei olnud nagu mingit tähendust ja kui ma läksin nagu müüja juurde küsima, et kuule, et räägi mulle, et noh, või noh, et ma tahaks nagu see, ütleme, mingi kaitsekivi endale onju. et nad ei osanud mulle vastata ja see mind häiris kohutavalt Mhm. ja keegi neid kivisi ei tahtnud. Mõtlesin, mis mõttes nagu minu jaoks on nad täiesti mm, nagu maagiaelemendid või, et nad toovad nii palju juurde, et ma täiega usun sellesse. Ja siis sa mingi hetk olid tegelikult vist juba teinud selle koostööpartneri üleskutse onju ja siis ma järsku mõtlesin, et aga oot, numbritel on energia, iseloomuomadused, aga kristallidel on ju ka. Mm. Ma ütlesin, et miks mitte neid nagu kokku panna. Sealt see idee nagu tuligi ja, ja siis on ka see, et nagu see on inimestele ju mingisugune, noh, see kivi annab nagu nüüd või see käevõru, ta annab väärtuse, ta Mm. toetab sind energeetiliselt ja sealt ma siis hakkasingi seda mõtet veeretama. mul tuli siin üks, tead, üks huvitav
huvitav mõte või õigemini kogemus kunagi, no ma ei tea, sellest on 5-6 aastat tagasi, ka kuskil pool vääriskivi poes käisime, siis endise elukaaslasega vaatasime seal seda ja teist ja kolmandat, on ju, no ei oska ka nagu lambad, ma ei olnud üldse numeroloogia maailmas, ei olnud sellises maailmas ka üldse. ja siis küsime, no et millist võtta, no et võtke siis tähtkuju järgi, võtame, on ju, siis ta ütles ühe kuldse lause, mis minu meelest peab väga paika nüüd, kui ma olen teadlikum, sa saad seda nüüd kohe täiendada. kui sa võtad pool vääriskivi, siis seda tuleb iseendaga ihu küljes nagu kaasas kanda või endaga kaasas kanda. See, et kui sa paned ta riiulisse, siis ta ju tegelikult ei toimi. Ta võib kuidagimoodi toimida, kui ta on sinuga näiteks kuidagi toas, kus ta toetab sind võib-olla. No ma soovin, et sina täpsustaksid seda. ja ma olin mingi hetk, vaatasin, et ohoh, ma olen siiamaani mingeid kivisid ostnud ja nad on lihtsalt ilusti nunnusti niimoodi riiulisse ära pandud ja vahepeal lihtsalt käin, võtan tolmu nagu ära. Noh, nüüd on elu muutunud loomulikult ja ma tean ühte sellist hästi huvitav koolitus oli kunagi, koolitusega seoses oli üks naine, kellega visioonitahvlit tegime, ma vaatan praegu seina peale, sest ta on mul seal. ja siis ta andis kõigile ise välja valida 3 kivi ja siis ta õpetas meile, noh, naised olid seal muidugi. noh, teie ka mehed, kes te nüüd kuulate, siis te saate, noh, et meile öeldi, et pange nagu rinnahoidja alla siia rinna alla kuskile. et kandke seda kogu aeg kaasas. siis paned nagu üks tiss kõrgemal kui teine, on ju, ma ei tea, kuhu mehed siis peaksid panema, aga mõte oli siis selles, et need kivid oleksid nagu sinuga kogu aeg kaasas ja oligi huvitav, ma kogu aeg kandsin neid, siis harjus nagu ära vaata ja siis ma ei tea, mingil hetkel oli vaja seal kähku riidest lahti võtta, siis kivid lendavad seal, siis mõned otsivad raha või sente on ju, mis välja kukuvad, aga mul mingid kivid jooksen seal hullult, kogun oma kivisid kokku. no ehk siis vot sellised asjad, eks küsimus sulle ka või kas sa nagu kinnitad seda asja, et kui ikkagi nagu võtta ja saada endale needsamad toetavad vääriskivid, et siis neid ikkagi endaga kaasas tassida, mitte see, et sa saad nad mingi soovituse, siis sa paned lihtsalt ilustada kuhugi sinna kapi peale ja seal ta on ma olen sinuga täiesti nõus, seda mm,. äh, neid peab endaga kaasas kandma ja see, kui ta sul on kodus riiulis, ta puhastab sinu kodu, täidab sinu kodu selle toetava energiaga. aga kui sa teda Mm, endaga kaasas ikkagi kannad siin naha vastus, siis sa ikkagi laed iseennast, mm, toetad iseenda energeetikat, et see on nagu minu arusaamine, mm. et selles suhtes ma olen sinuga täiesti nõus. ja siis äh, noh, mis seal siis ikka hakkab siis sellest käevõrust rääkima, mis ja selles ma suhtes ja tegin. hea mõte, et Kristi siis pakkus mulle sellise vahva võimaluse, enne kui ma annan mikrofoni, siis ma tahan ka natukene etvistada veel selle oma uhke asjaga. Kristi tegi siis mulle sellise asja ja mega huvitav ja siis, kui ta pakkuski välja, et tead, et me võiksime teha niimoodi, et edukuse koodi järgi tema saab siis pool vääriskividest teha sellise käevõru ja Kristi hakkab nüüd kõikidest nendest kivikesest, mis ta mulle pani, selle koodi järgi, ehk siis minu edukuse kood on 73787. ja nüüd me kuuleme siis kõik, mina ka tegelikult päriselt esimest korda kuulen, kuidas ta räägib nendest kividest, et miks ta just niimoodi selle kombineeris ja mina samal ajal hoian siis seda siin üleval ja hakkan teile näitama. täitsa esimest Mhm. korda nüüd Kristiga rääkisid, teeme nüüd seda asja. nii, nii, mikrofon on sul. okei sinu käevõru oli tegelikult selles mõttes 7, 3, 8, 7. sul on ainult 3 numbrit seal, Mhm, aga ma panin sinna käevõrusse nagu mm, neid toetavaid kivisi rohkem, sellepärast et muidu mhm, poleks mul käevõru kokku saanud. arusaadav, muidu oleks väga mage olnud. jah, ja siis samas ütleme sealt, kui sealt seda nüüd vaadata, siis see lilla kivi, see on ametüst, kas ma saan niimoodi rohkem näidata? kohe peale liblikat tuleb. ma näitan niimoodi, nii särab rohkem. ja noh, see on esiteks see on minu lemmikkivi, aga Mm. ta tegelikult resoneerub number 7-ga. Mulle jällegi ka meeldib. sees on vaimsus, tugevdab intuitsiooni, vaigistab mõttemüra ja kui ma selle number 7-ga seon, siis see kokku annab vaimne tarkus ja sügav mõistmine. see, sobib. need energiad lähevad kõik kokku sinna. Need tulid ja siis see 7-st. ja, ja see energia annab sulle vaimse ärkamise teekonna, et sa oled nagu
sinu sees on niikuinii number 7 ja siis see no amet on just veel toetab seda, mm,. Võimendab võimendab jah. Ja mm.. siis samas oli, ütleme, sinu edukuse koodis oli number 3 onju. Number 3-ga läheb kokku see kollane kivi, mida see, enne See, tiigri silma, jah, see see, tsitriin, jah see, kas mm. see -hmm. või? jah, see, Okei okay., et see jah tsitriin läheb sellega kokku, sest et number 3 tahab loovust ja mm.. tsitriin toetab seda, ta aitab seda loovust luua sulle ja samas on hästi ka ilus see on hästi ilus, eriti kui päikse mm. käes veel korra paned, siis ta helgib väga ilusti. mul on on näha niimoodi, et valgus tuleb sealtpoolt, vaata, siis mul on täiesti selline väike nagu ma ise, mm.. väga no vot, armas. no vot, nägid. ja siis on seal tiigrisilm on järgmine. No tiigrisilma kaitsekivi Tiigrisilmasid on rohkem siin, eks ju? ja neid on rohkem, sealt ütleme, et tegelikult kui ma hakkasin sealt liblika poolt nagu tegema, siis tiigrisilmaga lõppes see kood ära ja Mhm, pärast seda tuli mu enda looming juba juurde nagu. Ja mhm. miks nad on mõlemal pool ühesugused, sest et minu jaoks peab olema asi ma Sümmeetrias. ei saa seda sümmeetriline, jaa. et see on nagu aga minu kiiks asjade juures, no et see mul ongi peavad tegelikult asjad olema. ilus vaadata silmaga. Mhm. aga mis number 8 toetab siin? Milline kivi? mul oli koodis Number 8 ka. 8 ja okei, ma natuke spikerdan. Ma tahtsin veel öelda, et tsitriin, see kollane on päikesekivi Mhm. ja tegelikult, kui see sinna juurde panna tsitriin number 3 ja 8, siis see võrdub loov küllus ja enesekindel manifesteerimine. Sobib inimesele, kes soovib väljendada oma loovust ja tuua oma ideedest reaalselt edu. väga vahva, ehk siis see kollane kõik või? See kollane kõik jah, pluss jaa. siis number 3 energia ja number 8 energia. ma kujutan ette, et tegelikult poolvääriskivides on vaata nii palju omadusi, et isegi võib-olla noh, nii nagu sa ütledki, et praegu see 3 ja 8 võivad olla ühes vääriskivis võib olla isegi ju mitut numbrit, seal 3 ja 4 numbrit, eks ju, lihtsalt sõltub, kui palju ja ilusalt värvikoodis sa selle kombineerid siia sellesse. jah, ja siis mis, see näiteks see peale lillad kivi tuleb püriit. Vot see on ma nüüd olin just konkreetselt, küsimas, jah, see on konkreetselt rahakivi. Assamait, miks seda nii vähe on? sul on seda 2 tükki seal, mis jutt see sellepärast et on? tiigrisilm ja ta toetab ka seda. okei okay., ma praegu natuke võrdlen, teate, ma räägin ühte teist juttu natuke vahele, ma käisin Marilyn Kerro ühel sündmusel. ma ei tea, kas sa niimoodi ka näed neid kive või? vot ostsin, see pidi olema konkreetselt raha toetamise mingi käevõru. ja nüüd, kui sa räägid, et see on rahakivi, see, mis sa mulle siia panid lillast järgmise, kas need on ühed ja samad või? no siis ma ei tundub tea, kas küll te praegu, näete. jube kehvaks läks pilt. noh, ega siis mina siin näen on, küll väga hästi. näed ei, jah? tundub küll, et see on rahakivi jah, mõlemad, et see on püriit ka. Astamait, näete, nüüd ma võtsin selle ka toetavaks veel siia. no nüüd ma ei tea, nüüd Mhm. peab küll tulema igalt poolt. nii, ma lõpetan nüüd epistamise siin. nii, lähme, lähme tagasi. nii, siis järgmine, see hallikaskivi nagu, see jah, see on mhm. ka tegelikult nagu ka kolmanda, seda kivi seotakse kolmanda kivi, või tähendab kolmanda silmaga. mhm. vaimne selgus, sisemine osta, tarkus. see on mega. tead, ma ei ja teadnud ka. nii, jätka. see toetab neid, kes soovivad näha nähtamatu maailma taha ja mõista sügavamaid tõdesid, mis siin elus on. see sobib 7-le nii hästi, kõik, kes on ja 7-l, see sobib 7-le, jah. issand jumal küll. ah jumal, ma olen nii tänulik, seda ma nagu väike laps praegu vaatan, sest ma ei teadnud neid tähendusi nagu nii hästi. ja siis, kui nii. veel kokku võtta, siis sul on 3 tulekivi: tsitriin, jaa. püriit ja tiigrisilm. See Mhm, tsitriin on see kollane, siis see mhm, tiigrisilm on selle ilusa kollase järgi mhm. ja püriit on siis peale lillad kivi. Need on see tulekivid mhm. ja need annavad jõu, enesekindluse ja külluse energia. Ja nendega võib Oo. seostada number 3 ja 8. Ja siis kas, on sul veel seal, nii, jah, küsi. räägi, mis mul on Siis siin. on sul seal vee ja õhuenergiad veel, mis on siis ametüst ja labradori.
see ametüst on lilla ja see labradoriit on sul kolmas kivi. see, jah, see see oli see kolmanda silma kivi. kolmanda silma jah, ja need kivid toovad sulle rahu, intuitsiooni ja selgust. Vau. ja kui ma need nüüd kõik kokku panen, Mm. siis on tulemuseks on kaitsev ja tasakaalustav ja motiveeriv käevõru. issand, kui et kihvt. kuule, aga neid tiigrisilmasid on siin nagu rohkem, on ju, kõik need siin on kõik tiigrisilmad. jah, need on sul ahah. seal kolm, siis tuleb tsitriin uuesti ja Ja kolm, siis see veel minu kolm. jaoks on nagu ja see peab jälle sümmeetria olema minu jaoks. et ei ole sellist asja, et on mingi, ma ei tea, miks see on, aga minu jaoks peab olema nagu võrdne arv. kui seal on Mm. kolm vahet, siis edasi läheb ka kolm. aga see väga ei tähenda kihvt. seda, et kõigil käevõrrudes on nii, et ma teen igale inimesele nagu personaalse käevõru ja ma tunnetan nagu inimese energiat, sest ma mingi hetk ma ikkagi temaga suhtlen, kui ta mu käest seda tellib ja siis ma juba tunnetan, et mida ta siis kõige rohkem nagu vajab sinna kivisse. Mm. ja, ja nii on. teate, mul on üks jutt teile siin kõigile saladuskatte all, et ma kuulun Kristi ühte Facebooki rühma ja ma mõtlesin nüüd meelega, meil polnud kokku lepitud Kristiga seda, aga ma küll, Kristil on hästi kihvt postitus, et miks ta paneb käevarudele selle liblika, aga ära räägigi Kristi seda siin. Las nad lähevad, okei kuulavad seda su Facebookis, sellepärast et teate, ma sain selle, siis ma vaatasin, et vau, kui lahe element, aga ma üldse ei mõelnud selle peale, nagu miks see on. Ja siis, kui ma eile, sa panid minu meelest eile selle postituse ja teate, väike nutt hakkas silma tulema, siis nutt nagu selles suhtes, et kui hästi see oli kirjutatud. noh, mul hakkab praegu ka silmad lähevad vesiseks. ma ei hakka seda teile rääkima selles suhtes, et see on nii nagu eluline ja nii nagu, ma ei tea, jah, lihtsalt ma olin väga liigutatud sellest väiksest mõttest, väiksest elemendist, et muidu mõtled küll, et mis see väike liblikas siin ikka teeb, onju. Et lihtsalt polnud midagi muud teha, kui panin liblikasi otsa, aga see, et kui sa selle tähenduse lahti rääkisid, siis see on nagu nii tugev. tahaks kohe rääkida, aga ma ei räägi, sina ka ei räägi, Kristi, me ei räägi seda välja. et mis su Facebooki selle nimi on? minu Facebooki grupi nimi on Hingepäike ja jah. minu meelest saavad sinna kõik liituda ja kui ka tekib raskusi, et ei saa liituda, siis võib mulle Messengeri kirjutada ja siis ma saan nagu isikliku kutse saata. Mhm. ja. Ja seal grupis ma jagan kõiki oma teadmisi, oma tundeid. Või vahest ma kirjutan sellest ka, mis pähe tuleb, see on nii, nagu hetke mina teen. emotsioonidest. ja, ja samas tegelikult olge hästi julged küsima Kristi käest ka, et seal te näete Kristi nime, Kristi Kangro, eks ju, siis Messengeris kirjutage talle, saab sulle kirjutada isiklikult, eks ju? ja mulle saab kirjutada, kuigi ütlen, te olete mind näinud, leidke mind tegelikult pildi järgi üles, sellepärast et Kristi Kangroid on seal 5 tükki. jah, sa Mait, nüüd läks põnevaks. tegelikult teate, mis ma arvan niimoodi, et kõige lihtsam oleks minna sinu gruppi, onju. mis selle grupi jah, nimi oli, Facebooki grupp? hingepäike. hingepäike. minge sinna hingegrupi, ei, hingegrupi Hinge, Facebooki grupi Hingepäike, siis seal te juba näete, et see õige Kristi on see, kes postitab neid ja siis selle kaudu saate minna. see on nii, nagu on jah, suletud grupp meil siis numbrite keel. mul on jah suletud grupp, selles suhtes peate küsimustega sisse minema või kui ka ei vasta, siis saate ikka sisse. ma isiklikult vaatan. teate, kui kihvt? ma nüüd hüppan natukene minupäraselt ühest lainest teise. mul on seal küsimused, et mis päeval sa sündinud oled ja siis mul on ka soomekeelne kanal Numeroiden kieli ja siis üks soomlanne kirjutas sinna, et see on nii hirmus küsimus, mina kardan sellele vastata. siis ma mõtlesin, et vot on see linnupojakene. mõni ütleb lihtsalt, et ta ei tea, aga näete, Kristil on lihtsam, lähete lihtsalt sisse, hingepäike. ja Kristil on juba pandud hästi palju põnevaid asju, seal oli üks isegi, kui ma nüüd ei eksi, kas oli äkki tarokaartidega mingisugune, ütleks number. ja siis ma ütlesin oma numbri, ma panin sünnipäeva, panin 16. ise mõtlesin, no ma tegelikult tean, ma tean väga hästi, mis number sealt tuleb. ei saanud seda numbrit ja hoopis tuli mingisugune teine, ma võib-olla olin nii laisk, et ei süvenenud sellesse, mis põhimõttega see oli, aga mega huvitav oli.
mul jäi karp lahti jälle tükiks ajaks, mõtlen, ai kurja, niimoodi tegi ära mulle, 1-0. aga arvatavasti see oli kas, ma ei tea, päevaga seotud või mida iganes, et sa saad lihtsalt nagu võtta, et hästi palju põnevat on seal ja ma arvan, et Kristi on saanud nüüd sellise tuule nagu sinna alla. nii et minge ja toetage seda selles suhtes oma kohalolekuga ja saate seal ka Kristilt küsida. ja mina julgustan tõsiselt endale selline asi soetada. ehk siis te lähete kõigepealt sinna numbrite keel kodulehele, kirjutate oma sünnipäeva, kuu ja aasta sinna sisse, siis sealt te saate numbrikombinatsiooni. siis hüppate sinna Kristi Facebooki rühma Hingepäike, siis leiate see õige Kristi ülesse, kirjutage talle. näete, vaatasin seda laivi praegu ja mina tahan ka enda koodiga saada selle käevõru. ja siis ma ei tea, kuidas Kristi siis teiega toimetab, me oleme lihtsalt juba temaga siin läbi selle analüüsi nii palju juba lobisenud ja häälsõnumeid saatnud, nii et te leiate selle õige meetodi, Kristi juhendab siis. jah, aga kuule, tead, üks küsimus selle ehte kohta, mis siis juhtub nüüd näiteks, kui ta katki läheb? Ta ei lähe katki. nägite jah, väga hea vastus. sest ma vaatasin praegu, et ta on sellise, mul on enne ka sellise kummi peal, et neid asju, mul ei ole ükski ehe tegelikult katki läinud. võib-olla on sellest, et kannan nii vähe, nüüd ma tahan seda ma kannan peaaegu kogu aeg, ööseks võtan ainult ära. Mm. ei, see, et sa ööseks ära võtad, see on väga hea. Enda käevõru võtan ka ööseks ära. Ja olen ka kandnud seda väga kaua. Põhimõtteliselt võib juhtuda, et lähevad kristallid katki. Tähendab seda, et kristallid on oma töö ära teinud. ahsoo. Aga et nad katki ei läheks, siis neid tuleb laadida vahepeal. Ja sellest ma saan ka oma grupis kõike rääkida ja sinna tulevad sinna postitused, kuidas laadida, millal see kõige õigem aeg on. Et Mm. sellest ma annan nagu kõik märku ja mis laused sinna ju nagu tuleb juurde öelda. Et see kõik nagu tuleb, et no ma olen sihuke, ma teen 100 asja korraga, alati. Arusaadav. kusjuures oligi nii huvitav, kui Kristi saatis mulle selle käevaru, siis nüüd alles mingisugune, enne kui meil tuli see mõte, et seda videot teha, siis Krist ütles ka, et mina panin sinna hästi palju oma armastust ja energiat ja laadis omal moel seda, aga mäleta seda, et täiskuu aeg või ma ei mäleta, mis ajal, ma praegu eksin, siis ta ütles, et seda peab ka laadima ja siis ma ütlen, et jah, et ma olen küll selline ka väga multifunktsionaalne, aga ma olen hästi numeroloogia sees kogu aeg ja oma muid asju teen, et saaksid sa mulle meelde tuletada siis seda, millal laadida, kuidas laadida, et mulle meeldivad need asjad ja ma võtan siis terve sellise suure kandiku, mul on seal igasugust sigri-migri ja siis ma lükkan nad kõik õue ja siis seal nad laevad, aga just, et võib-olla mingi armastuskiri sinna kirjutada või mingid posimised, et meil on Kristiga muidu selline väga hea kontakt, et ta lubas mulle isiklikult panna, aga vaevalt, et ta teile kõigile paneb sõnumi, et siis ma arvan, et seesama Hingepäikese Facebooki rühm on selleks väga hea. ma ei tea, kas jah, mu ma net praegu kindlasti panen, pätkis. natuke vist katkes jah korraks, aga ma kindlasti panen sinna gruppi Hingepäike, kui on see Mhm, õige päev käes. Ja mhm. Merike, sulle ma saadan tõesti isiklikult, Jess, aga veel jess, 2 päeva võib-olla ette, et siis sa saad ette valmistada seda. jess. Et sobib. tegelikult selle vaimses maailmas on nii palju erinevaid asju ja see kõik nagu kõnetab mind ja ma nagu hästi palju tunnetan nagu no, Merike, no minu edukuse koodis on number 2 ja nagu Merike ütleb, et tund läheb püsti. Mhm. Need on tõesti olemas, ma tean asju. kui te küsite, kuidas ma tean, ma ei oska lihtsalt tead. vastata. Ma lihtsalt tean ja see lihtsalt Mhm. tuleb minu sisse ja tegelikult ma arvan, et nüüd ma olen nagu nõus ka seda jagama või julgen seda jagada ja see on kõik Mm. tänu sulle, Merike. no, nii armas sulle, Kristi. mina ütleksin, et kõik tegelikult läks ju sinust, meist kõigist lahti. ütleme siis see, et aga kuidas sa leidsid mind üldse läbi Youtube'i mingisuguste videote, eks ju? mm. -mm. Facebookis sa tulid mulle, sa vist olid oma Facebooki gruppi teinud vist 3 kuud või? Mm. Ja kui siis järsku tuli mul selle lehe peale see sinu see grupp, Mhm. kohe liitusin, siis ma sattusin ka eufooriasse. Seal oli, et oh, et tule vaata Youtube, ma lähen vaatan Youtube'i, oo jess, minu teema. Ja ma kuulasin ühe õhtuga ära vist 7 videot. oo, Assa. see on midagi mulle. Ja siis tegelikult, noh, kui ma mäletan nüüd siis see lapsepõlves, ma ka kunagi uurisin numeroloogiat, mulle väga meeldis. Ja siis oli mingi raamat,
numeroloogia, ma tegin selle arvestuse ära, kas said nagu eelmise elu kohta nagu arvutada ja seda ma olen ju ka hästi palju küsinud sinu käest onju. Ja siis tuli välja see raamatu järgi, et ma olin eelmises elus elasin Poolas, ma olin mees ja ma olin mehaanik ja kõik siuksed asjad. nii, Mhm. ma olin siis 13, 14. nii siis mingi hetk, noh, elu nagu ikka läheb seal teismelise eas edasi onju. Ja siis oli mingi hetk oli niimoodi, et oot-oot-oot, 10 aastat hiljem, oota, ma mingit sihukest raamatut lugesin, kus see raamat on? Ma ei ole seda raamatut siiamaani leidnud üles uuesti. Et Issand. see nagu nii müstiline, et ju siis mul ei olnud nagu vaja rohkem seda infot, aga nüüd ma ikkagi Mhm. uurin, nüüd mul ikkagi on nii põnev, et ikkagi nagu väga kõnetavad need numbrid, kristallid ja siis noh, samas ma ikkagi tegelen ka tarodega. noh, tarokaardid tulid tegelikult ka minu ellu umbes, esimesed kaardid tulid 15 aastat tagasi. Mhm. ja siis tegelikult, keda ma tahan veel mainida, kes mu hästi palju mu elu muutis, oli Gret Rossin. Mhm. ja temaga oli niimoodi, et oli sihuke lugu, et mul sõbranna rääkis, et tead, on olemas sihuke asi, et noh, siis ma olin ka mingisugune 30 aastat vana või. ja et sa saad sinna Gret Rossina juurde minna ja siis tema viib sind siuksesse seisundisse, et sul on seal 5 ust. et siis sa saad valida, et nagu käid kõik need uksed läbi ja siis et nagu, et milline sulle nagu sobib. no väga tore, väga põnev. võtsin siis ennast kokku, läksin Gret Rossina juurde ja siis teate, mis ta mulle ütles või? Mhm. mul oli, et tead, tüdruk, kui sa kohe ei lõpeta sellise elu elamist, nagu sa elad, siis ühesõnaga, sa ei tule endaga toime, sa ei tule välja endaga, et sa pead kõik see, mis su sees on, kõik selle nagu ümber programmeerima, et ta ei saa mind aidata, ta ei saa viia mind sinna seisundisse, et ma saaks seda ust valida. ja Mhm. sealt oli ka tegelikult võib-olla üks uks minu vaimsesse maailma. ja siis ma lugesin läbi Gret Rossina raamatu Iga tunne loob sind ennast. ja see oli see koht tegelikult, kus siis ma sain kõigest nagu hakkasin veel rohkem nagu enda sisse minema ja see raamat nagu mind aitas hästi palju. ma kirjutasin ülesse kohe. Gret Rosin, sa pole mulle tast rääkinudki. ma arvan, meetriväliselt räägime Kristi sel teemal veel. et jah, et noh, mul tuli praegu lihtsalt meelde see seos onju, et kus ma seda jaa. noh, et kui sa vahepeal mingi alguses küsid, kuidas ma nagu ütlesin, sinna vaimsele teele sattusid, siis ma Mhm. esimese hooga mõtlesin, et aga ma ei mäleta. ja siis need Mhm. vaikselt need killukesed tulevad kogu aeg järjest nagu rohkem meelde, nii see tulebki. väga kusjuures teate, põnev. kui huvitav on see lugu, et no näiteks kui ma jälle numeroloogiasse tulen, siis see päike sobib sulle väga hästi, lihtsalt pool kehast on vahepeal väga särav. vaata, kuidas vaimsus ründab praegu Kristi ellu, jah, niimoodi nagu vau. ja, ehk siis sünnikaardist tuleb ka see lugu, et me oleme kuskil 25 aastani, me oleme kuskil mingisuguses energias selle ema, isa ja need energiat kuni 18 ja siis 25 aastaselt pluss-miinus 2-3 aastat tuleb see vaimsus meie sisse. me täpselt nagu justkui nagu muutume, mõelge ise kõik selle peale, et siis nagu kõik elus nagu muutub teistmoodi. mõned sõbrad võib-olla ütlevad, et sa oled nagu kummaline, et või sõltub jälle, mis sul seal vaimsuse kolmnurgas kõik toimub, eks ju. ja nii nagu ametidki, need avanevad tegelikult energeetiliselt seal 35 ja samas ka see, et kui sa oled teadlik endast, sa ütlesidki väga hästi, et kuidas minu meelest väga aus sellest Gret Rosina poolt ka, et kuule, tüdruk, et selleks, et üldse sinuni nagu jõuda, et tee nagu selged sotid iseendaga, et mida sa nagu tegema, noh, kuhu sa edasi liigud. see on hästi huvitav teema, et kui te hakkate mõtlema üldse tagasiulatuvalt, no ilma numeroloogiata isegi kellega sa ennast nagu ümbritsid, millised inimesed su ümber on? millist õhku sa hingad, millist juttu sa välja ajad, kui palju sa ropendad või ma ei tea, mida iganes, sest tegelikult teate, numeroloogiliselt on isegi nii naljakas, et teatud numbritel, mis sul välja tulevad sünnikaardis, seal on konkreetselt lause, et sa ei tohi ropendada. ja juba see on minu meelest märk sellest, et järelikult sa oled kuskil mingi eluperioodil, mina olen ka mingi jube chill tüdruk olnud ja ropendanud nii, et suu on mahtu täis. et me praeguse elukaaslasega näiteks ei ropenda soome keeles. vahest lapsed tulevad, siis ma ütlen, palun, ma räägin paar roppu sõna, seepärast lihtsalt kipitab keele peal. laske, ma räägin 2 minutit ära ja siis on, no nii, korras. ja, aga noh, sellised asjad nagu tulevad välja, nii nagu sinagi oled elus kindlasti, Kristi, ka elanud erinevaid eluetappe, otsinud ennast. teismeeas on see kõige selline kirev, kõige nõmedam aeg
ja siis, kui me vaatame oma lapsi kõrvalt, siis mõtled, oh, et saaks see kähku läbi, see jama teil seal on Mhm. ju. ma tean küll, mis sul seal praegu toimub. ja siis nad ütlevad, et sa ei tea mitte midagi. ja no siis mõtled, tegelikult et ju. no räägi. ei no tegelikult nii on, ma olen sinuga täiesti nõus ja tegelikult, kui sina minu ellu tulid või see no. numeroloogia koos sinuga ja siis noh, tegelikult, mis ma räägin, see sünnikaart, ma võin nüüd kinnitada kõigile inimestele, see on kasutusjuhend ja Merike räägib väga ausalt, siis on ka see koht, kus sa nagu ei taha kuulda seda, siis läheb mingi Mhm. aeg üle, aga sa ikkagi otsid ennast, analüüsid ennast ja siis sa saad aru sellest, et siis sa kuulad uuesti selle Merikese häälsõnumit ja sa näed seda teise pilguga. Ja siis, no mina ütlen nagu selle koha pealt, et kui ma nüüd näen seda teise pilguga, mis sa mulle rääkisid, siis ma ütlen selle peale, et ma siis olen nüüd ennast tervendanud või selle asja nii. enda jaoks omaks võtnud. nii, sest see on nii, aitäh, meil ei olnud see kokku lepitud, see ei ole mingi reklaamipaus, aga see on üks asi, mida ma ütlen ka, et kui te saate selle kas kirjaliku või suulise versiooni, suulises versioonis on see, et me lihtsalt saadamegi häälsõnumeid. ma vist jälle näitan natukene jama. ja kui ma hakkan rääkima sünnikaardist, siis kohe net hakkab kõikuma, et ära räägi sellest, ära räägi, maagiline värk. aga issand, kuhu ma tahtsin jõuda, siis kui te jõuate nii kaugele, et te teate neid oma miinuseid, ega siis mul ka mingid teatud miinused enda juures ei meeldi, nagu päriselt. aga siis see on suur võimalus, et teie missioon hakkab avanema ja muutub aktiivseks. see on lihtsalt selle jaoks vaja. vot, jah, ma võin sellest lõpmatuseni rääkida. ma vaatan, mis kellapoiss on. kas meil oli veel, Kristi, midagi, millest me tahtsime rääkida või me saime enam-vähem selline, see on sissejuhatav video meil täna, et kes on Kristi. jah, tuleb ma olen sul veel nõus, et midagi see öelda? nagu, ei mul hetkel vist ei tule, et see ongi nagu sissejuhatav ja siis ma ei tea no,, oleme elule avatud ja vaatame, mis mõtted meil veel tuleb või mis mõtted meil need sinu kuulajad annavad. Jaa, ehk siis teate, kallikesed, siis teemegi niimoodi, et nüüd te saite teada, et kuidas Kristi tegi minule selle käevaru. siis oli Hingepäike oli Facebooki rühm, minge sinna, luusige seal ringi. aga meie Kristiga ei jää loorberitele puhkama, sellepärast mina olen temperamendilt selline püss, et kui ma midagi otsustan, siis me peame hakkama seda edasi tegema. ja ootan teie kommentaare selles osas, et mida te tahaksite veel kuulda, mida Kristi teile räägiks. aga meil on siis plaanis Kristiga teha selliseid asju, et numeroloogiliselt käia neid numbreid läbi ehk siis, kui Kristi ütleb näiteks seal, mis see armastuse number, see armastuse, see vääriskivi oli? roosa kvarts. roosa kvarts, nonii. et siis näiteks Kristi räägib roosast kvartsist. ma toon umbes näite, kuidas me hakkame seda umbes tegema. tema räägib roosast kvartsist ja me teeme enne muidugi väikse eelmängu seal, natuke räägime temaga, arutame neid asju ja mina vaatan numeroloogiliselt, millised inimesed sinna näiteks sobiksid. et kes võiksid seda kasutada ja näiteks siis need, kes on seal armastusega seotud numbrid nagu 6, 15 ja blablabla bla, bla, sellised numbrid, siis nendele me äkki soovitaksime, ütleme siis enesekindluse mõttes või sellist, et natukene nagu rahuneda maha rohkem või niimoodi, et kuidas ennast toetada erinevate nende poolvääriskividega. seepärast, et need, kes on niikuinii armastust täis, siis nendel on vaja natukene võib-olla sellist nagu rahunemist. Need, kes on seal 8, 7 näiteks, äkki, no 7 vist äkki ei vaja, number 1 kindlasti, nemad vajavadki seda rohkem, seda enesearmastust, seda roosat kvartsi enda toetamiseks, et neil oleks nagu rohkem seda avanemist. No vot, selliseid mõtteid on meil Kristiga, õigemini Kristi kuulas mind, mina kuulasin teda ja kui ma sain käevõru, siis ma mõtlesin täitsa lõpp, et meid on palju, kes me tahaksime selliseid asju, nii et hüppake sinna Facebooki rühma Hingepäike. Ma ütlesin praegu, mis see nimi oli. ja siis sealt te leiate õige Kristi üles ja kirjutage talle, et Kristi annab seal rohkem siis andmeid ja küsib teilt natukene juurde neid asju. ja mina elan Soomes, nii et tema saatis armsa pakikese mulle ja oli turvaliselt ära pakitud, nii et seda oli rõõm saada. ja siis, kui mu elukaaslane selle koju tõi, siis ta ütles, mis sul seal on? siis ma tegin lahti, mis seal oli. ja siis ta ütleb, ah selliseid asju ka veel teevad. ma ütlen, vot sellised inimesed mu ümber liiguvadki. egas midagi, kallid naised-mehed, kes te siin olete. kui te tunnete, et see on selline huvitav ja põnev teema, pange kommentaare ja küsige juurde midagi, et mida te veel teada tahaksite. ja siis Kristi rühmast
hinge päike saata siis juba põnevat infot. aitäh sulle, kallis Kristi! aitäh sulle ja kõigile ilusat laupäeva ja päikest jah. teie hinge. näete, kui ilus päike praegu Kristil täitsa näkku. aitäh ja kohtume üsna pea jälle järgnevates videotes. tšau! tšau.